tööd üle-eestiliselt ja selleks ei pea üldse olema tuuleenergeetika selleks teemaks, et neid teemasid võib olla ka teisi. Eesmärk on, et inimesed saaksid uut informatsiooni, küsida oma küsimused ja pärast kõik koju minna siis rahuliku südamega ja väärikalt. Meie esimeses tunnis on siis ettekanded ja pärast seda on võimalik küsida küsimusi juba ettekanded, et võtan need küsimused siis järjest ja koos. Kõik, mis puudutab ettekandeid, siis need saavad salvestatud ja koos slaididega saavad siis olema ka Väike-Maarja valla kodulehel hiljem. Need inimesed, kes siia täna ei tulnud, saavad samuti nende ettekannetega tutvuda. Ja ma arvan, et algatuseks ongi kõik. Kõigepealt ma palun siia Väike-Maarja vallavanema Indrek Keskküla, palun sissejuhatuse ainesse, et miks Väike-Maarja vallavalitsus on selle tee ette võtnud. Ole hea. Tere õhtust minu poolt oleks kõik Väike-Maarja valla arengukava arutelud nii uhkelt rahvaga valistatud, oleks ma õnnelik vallavanem. Kuid aitäh kõigile, kes täna siia Väike-Maarja seltsimajja võtsid nõus tulla. Kordan õhtu mõtet rääkida oma koduvalla inimestega tuuleenergiast, esitada küsimusi ja kindlasti ärge unustage ka kuulamist. Me teame, et Väike-Maarja valla elanikud on mures, sest erinevat infot on palju, ka usaldamatust on palju ja sellises olukorras on küllalt lihtne puhuda usaldamatust veel suuremaks. Minul igatahes Väike-Maarja vallavanemana on usk olemas, et me suudame üksteist lugu pidada mõistliku dialoogi ja leida ka lahendusi, mis Väike-Maarja vallale sobib. Käesolev aasta on raamatu aasta. Me kõik kohalike elanikega teame, et siia Väike-Maarjasse keeletarvikusse istutas Ando Runnel eelmine aasta oma nimipuu. Ja Ando Runnel on öelnud, rahvas algab raamatust. On ju mõistlik ja sügav mõte. Väike-Maarja vald on saanud 79 omavalitsuse seast 2 aastat tiitli kõigi võimaluste kasutaja. Tiitel kõigi võimaluste kasutaja. See ei ole ainult kumaldus Väike-Maarja vallavalitsusele, vaid kõigile meie elanikele, ettevõtjatele ja tegusatele inimestele. Ma arvan, et me väärime sama tiitli hoidmist ka väljakutsega tuul kui võimalus. Ja mul on täna õhtu siia sissejuhatuses 3 mõtet. Esiteks positsioneerime, kus oleme. Tõesti, ma ei räägi Väike-Maarja seltsimast praegu, kuid protsessist. 4,5 aastat tegelesime üldplaneeringuga, kaasasime, arutasime ja leidsime lõpuks 4,5 aasta pärast kokku 15 ala, kus tuuleenergia arendamine ei ole välistatud. Ehk tuulealane ettevõtlus on võimalik edasi uurida nendel 15 alal. Ja peale üldplaneeringu kehtestamist eelmisel kevadel ja ka riikliku radarisüsteemi täiendamist on meie juurde tulnud siia meie oma valda mitmed ettevõtjad, kes uurivad, kuidas on siin võimalik ja millistel tingimustel on võimalik tuuleenergiat arendada. Kuidas saada vastus, kas Väike-Maarja vald on sobilik koht, kus tuuleparke ehitada? Tegelikult vastus on ju Eesti seadusandluses lihtne. Ja see tee ei ole üldse nii keeruline. Täpsemate uuringud ja suhtlus erinevate huvi osapooltega viib tulemuseni. Ainult selle teel on võib-olla natuke kummaline nimi. Detailplaneeringu protsess koos keskkonnamõju hinnanguga. Sisu arusaadav. Need kordan, sisuliselt on leitud üldplaneeringus alad, 15 ala, kus tuuleenergia arendamine ei ole välistatud ja nüüd koos ekspertidega, ettevõtjatega, maaomanikega proovime leida kõik tingimused, nii ohud
positiivse, negatiivse, kas sinna aladele on üldse võimalik tuuleenergiat arendada. Teiseks, ma tänan Väike-Maarja vallavolikogu, kes on küllalt selgelt öelnud välja ettevõtjatele, jah, me algatame detailplaneeringut. Just see annab vastuse ja tegelikult järgnevale küsimusele, mis tingimustel, kui palju, kuhu Väike-Maarja vallas on võimalik tuulikud rajada. Ja minu arust ei ole täna võimalik tegelikult koguda allkirju ei poolt, ei vastu, sest meil ei ole neid uuringuid, meil ei ole detailset vaadet igale selle 15 alale sisse. Kolmas mõte. Kas me siin Väike-Maarjas peame võitlust Eesti energeetika tulevikule või tegeleme detailplaneeringutega? Kui me peame võitlust Eesti energeetika tulevikule, siis tänased esinejad võiks olla kaunistatud teistsuguste tiitlitega minister, aga sellega võiks käia kaasas ka korralik palganumber. Ja lõpetuseks mudin natukene seda Ando Runneli mõtet. Rahvas algab raamatus. Sotsiaalmeedias tasub olla allikakriitiline, lugeda pealkirjast kaugemale ja loodan, et te täna siia tulles võtsite kaasa dialoogioskuste, kuulamisoskuse, aga ka tahte saada midagi täna juurde. Äkki teeks midagi teistmoodi, teeks Väike-Maarja moodi. Peaks dialoogi, arutaks, viisakalt. Arutaks teema, tuul kui võimalus. Sisukat õhtut. Ärge plaksutage, kurat. Aitema. Spikker kuulab, ma kohe võtan üles. Järgmisena võtab sõna arendajate esindaja Martin Kummer, kes teeb väikese ülevaate, miks tuuleenergeetika arendajaid huvitab Valgevere läbi. Nii, kohe aidatakse slaidid ette.